Ungari ei blokeeri enam Euroopa 90 miljardi euro suuruse laenu andmist Ukrainale. Ungari ei hakka blokeerima sanktsioone Venemaa vastu ning Budapest püüab maksimaalselt mitmekesistada energiaressursside tarnimist, et mitte olla nii tugevalt Venemaast sõltuv. Ungari uus liider Peter Magyar võttis lõpuks oma välispoliitika osas saladuskatte maha ja tema sõnad üllatasid paljusid. Seejuures üllatasid need nii palju, et Kremlis kiirustati teatama, et nüüd on Ungari Venemaa jaoks ebasõbralik riik. Kokkuvõttes selgus, et Peter Magyar on just see poliitik, kes on Viktor Orbáni täielik vastand. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, jätke selle video alla oma kommentaar ja pange like. Ja veel liituge minu Telegrami kanaliga Petši News, link sellele on selle video kirjelduses. Nii et Peter Magyari partei, mis sai Ungari parlamendis põhiseadusliku enamuse ehk 2/3 häältest, ei hakka takistama Ukraina laenu saamist Euroopa Liidul. Sellest teatas Peter Magyar esmaspäeval oma esimesel avalikul pressikonverentsil. Ja siin tasub kohe tuua Magyari tsitaat, sest tema sõnu on juba valesti tõlgendatud. Kõigepealt tsitaat, siis analüüsime seda. Tsitaat. Mitmemiljardiline laen Ukrainale. Ma ei ole kindel, millest me räägime, sest detsembris Euroopa Ülemkogu tippkohtumisel tehti otsus eraldada 90 miljardit eurot, milles Ungari, Tšehhi ja Slovakkia ei osale. See ei puuduta meid ja just nii see otsus ka vastu võeti. See otsus tehti juba detsembris Brüsselis, nii et ma ei saa aru, miks seda peaks muutma. Ma saan aru, et Viktor Orbáni seisukoht muutub, sest alguses ta nõustus laenuga, siis lükkas selle tagasi ja sama on ka Ukraina Euroopa Liitu astumisega. 2022 aastal ütles ta Ursula von der Leyenile, et Ukraina peaks kohe EL-iga ühinema, kuid hiljem oli ta selle vastu. Püüame olla järjekindlad ja ausad oma suhtluses ning mitte muuta oma otsuseid iga 6 kuu tagant. Ja see oli kõige olulisem tsitaat, mida paljud ootavad. Mida Magyar selles ütleb? Eelmise aasta detsembris toimunud EL-i tippkohtumisel otsustati eraldada 90 miljardit eurot 24 Euroopa Liidu riigi poolt, ilma Ungari, Tšehhi ja Slovakkiata. See tähendab, et 3 riiki lihtsalt ei tee oma panust, kuid ei takista ka teisi. Seejärel muutis Viktor Orbán järsult meelt, muutis selle otsuse ja blokeeris mitte enda, vaid EL-i vahendid Ukrainale. Nüüd ütleb Magyar samuti, et ta ei saa aru, miks Orbán seda tegi ja kavatseb seetõttu järgida detsembris tehtud esialgset otsust, ehk siis mitte blokeerida laenu. Magyar ütleb otse välja, et otsus on tehtud, mina sinna ei sekku, sest meie sinna raha ei pane. Mis veel oluline on? Ungari ise laenust ikkagi osa ei võta, aga olgem ausad, keegi ei oodanudki seda meilt. Ja Magyar selgitas seda sellega, et Ungari on keerulises majanduslikus olukorras. See on aastate pikkuse Orbáni läbikukkunud poliitika tulemus. Toon veel ühe Magyari tsitaadi. Ungari on väga keerulises finantsolukorras ja meie ülesanne on saada tagasi Euroopa Liidu vahendid, mis kuuluvad meile, mille on saanud kõik EL-i liikmed peale meie. Me ei ole neid saanud, me ei saa neid kasutada oma majanduse jaoks, seetõttu ei saa me võtta veel rohkem laene. Ungari eelarve puudujääk on alates aastast 2000 kolmekordistunud. Seega tahaksime me saada tagasi EL-i raha. Selgitan seda. Jutt käib Euroopa Liidu poolt Orbáni valitsusele blokeeritud 17 miljardist eurost. Need blokeeriti, sest Orbán hakkas ajakirjanikke survestama, seadusi ümber tegema, kohtuid enda kontrolli alla võtma ja nii edasi. See on väga lühidalt öeldes. Magyar ütles aga, et järgib Euroopa Liidu ühist välispoliitilist joont, et Ungarile need 17 miljardit eurot vabastada. Ja selleks peab ta vabastama 90 miljardit Ukrainale. Nagu EL-i diplomaadid ütlevad, just seda temalt Brüsselis oodatigi. Sest 17 miljardit Budapestile pole veel kõik. Ukraina laenule ja Venemaa vastasele uuele sanktsioonipaketile pandud veto tühistamine peaks olema esimene samm protsessis, mis suudab blokeeringu eemaldada. Kokku kuni 35 miljardit eurot, mida Euroopa Liit keeldus Ungarile andmast. Ja siin on oluline märkida, et Orbán võttis oma nõusoleku Ukraina laenule ootamatult tagasi veebruaris, kui Vene naftatransport läbi Ukraina Družba torujuhtme kaudu peatus.
See sai kahjustada Venemaa pommitamiste tõttu, kuid Orban süüdistas Ukrainat tarnete blokeerimises, väidetavalt poliitilistel põhjustel. Kava kohaselt pidi Kiiev hakkama laenuraha saama alates aprillist, kuid Orbani tõttu seda ei juhtunud. Nüüd on kriis lahendatud, läheb kiiresti. Asi on selles, et Ukrainal on eelarve ja kaitse rahastamiseks raha ainult juunini. Seetõttu on oluline laen võimalikult kiiresti vabastada. Brüssel tahab tegutseda kiiresti, et võimalikult kiiresti Kiievile raha üle kanda. Ja nüüd Küpros, kes praegu juhib EL-i, tõstatab selle küsimuse juba lähiajal blokiriikide suursaadikute kohtumisel. Sellest teatas Küpros ametnik. Ja nüüd toimub väga palju manipuleerimist Peeter Magyari isiku ümber. No näiteks juba kirjutatakse, et väidetavalt vahetati üks halb variant teise vastu. Magyar on sama venemeelne nagu Viktor Orban. Magyar on Trooja hobune, mida te ootate Magyarilt. Ta on sama venemeelne nagu Viktor Orban ja nii edasi. Vaatame nüüd kõiki neid manipulatsioone lähemalt. Esiteks, Ungaris vahetasid valijad tõepoolest välja Kremli marioneti Euroopa-meelse poliitiku vastu. Orbani puhul ei ole termin marionett, vabandust, lihtsalt kõnekujund. Ta tõesti teenis Kremlit. Ja ta ise ütles isiklikult Vladimir Putinile, et on valmis kõigeks Kremli diktaatori heaks. See pole mingi saladus. Sellest lähtuvalt teine asi. Magyar ei ole venemeelne, kuid samas ei ole Magyar ka ukrainameelne, vähemalt selle sõna otseses mõttes. Näiteks Friedrich Merz või Emmanuel Macron. Aga lähtudes sellest, mida Magyar täna ütles, järgib Ungari lihtsalt täielikult Euroopa Liidu poliitikat Ukraina suhtes. See tähendab, et nad ei blokeeri uusi pakette. Sanktsioonid Venemaa vastu ei tule abi Venemaale. Vene oligarh ei vabastata sanktsioonide alt, Euroopa abi ei blokeerita ja nii edasi. Kõik. Sellest piisab Ukrainale enam kui küll. See tähendab, et Ungari teeb täpselt seda sama, mida teeb kogu Euroopa Liit. Lisaks keeldus Orban põhimõtteliselt saamast naftat sama Horvaatia kaudu. Ta ei tahtnud mitmekesistada, kuigi tal oli see võimalus. Me arutasime siin YouTube'i kanalil, et variante oli palju. Aga tema tahtis põhimõtteliselt võtta ainult Vene naftat. Peeter Magyaril ei ole see probleem. Ta on juba teatanud, et on valmis tarnete mitmekesistamiseks. See muidugi ei tähenda, et ta loobub kohe Vene naftast, kuid protsess on käivitatud. Ma märkasin ka, et mõned minu YouTube'i kanali vaatajad ei saanud üldse aru ühe minu eelmise saate mõttest, kus me rääkisime sellest, kas Magyar on valmis läbirääkimisteks Vladimir Putiniga. Magyar ütles, et vajadusel on ta valmis läbirääkimisi pidama Venemaaga energiatarnete üle. Ja seda nimetati kohe justkui reetmiseks. Aga vaatame nüüd asja lähemalt. Aga enne seda, kui te peate minu saateid huvitavateks ja olulisteks enda jaoks, kutsun teid üles toetama selle YouTube'i kanali tööd oma annetuse või YouTube'is sponsorlusega. Kõik lingid ja juhised, kuidas seda teha, on selle video kirjelduses. Olen tänulik igasuguse teie toetuse eest. Niisiis, kõigepealt tuletan ma meelde Magyari tsitaati sel teemal. Loomulikult, kui nii läheb, tuleb istuda läbirääkimiste laua taha koos Venemaa presidendiga. Kuid ei Venemaa ega Ungari geograafiline asukoht ei muutu. Meie energiasõltuvus jääb samuti veel mõneks ajaks püsima. Tuleb tugevdada mitmekesistamist, kuid see ei juhtu üleöö. Kui vaja, peame läbirääkimisi, kuid sõpradeks me ei saa. Olge nüüd ausad. Friedrich Merz ja Emmanuel Macron näiteks ütlevad, et teatud tingimustel tuleb Venemaaga pidada läbirääkimisi. Ukraina president Volodymyr Zelenski arvab samuti, et tuleb pidada läbirääkimisi Vladimir Putiniga. Seetõttu pole siin midagi imestada, kui Magyar ütleb, et vajadusel peab ka tema Putiniga läbirääkimisi. Veel üks asi. Räägitakse, et justkui Magyar on Ukrainale relvade tarnimise vastu. Jah, Ungari ei hakka Ukrainale relvi tarnima, nagu nad pole seda ka varem teinud. Aga mitte sellepärast, et neile ei meeldi, vaid sest pole midagi tarnida. Ja piisab sellestki, et Ungari ei hakka blokeerima Euroopa relvatarneid Ukrainale. Veel üks küsimus. See on väide selle kohta, et Magyar on Ukraina kiirendatud Euroopa Liitu astumise vastu. See on nii, ja ta on sellest juba ammu rääkinud. Aga olgem taas ausad. Kiirendatud Ukraina Euroopa Liitu astumise vastu on Saksamaa, Itaalia, Poola ja ilmselt veel 10 Euroopa riiki. Ja olgem veel kord ausad. Saksamaa ei liitu Euroopa Liiduga seni, kuni sõda kestab. Lisaks võib Magyar lihtsalt avada Ukrainale läbirääkimisklastrid, mida Orban blokeeris, ja astuda kõrvale. Ja kõik.
ja edasi algab aastatepikkune bürokraatlik protsess, mis ei sõltuks ei Orbanist ega Madžarist. Ja siin ei ole süüdi Madžar, vaid üldiselt Euroopa Liidu süsteem. Ning lõpuks pärast lühikest pressikonverentsi Kremli kõneisik. Dmitri Peskov teatas, et Venemaa ei kavatse Madjarit valimisvõidu puhul õnnitleda ning nimetas Ungarit ebasõbralikuks riigiks. Ja see, nagu te teate, on väga oluline näitaja. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle saate kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage videole laiki panna. Kui peate selle kanali tööd oluliseks, huvitavaks ja vajalikuks, kutsun teid üles toetama selle kanali tööd rahaliselt, teie annetuse või tasulise tellimuse abil. Kuidas seda teha? Kõik lingid ja andmed on selle video kirjelduses. Seal ongi kirjas toetada Aleksei Betši kanalit. Valige endale sobiv variant. Olen tänulik iga teie toetuse eest. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head kõigile.